Eesti Autospordiliit ja Eesti Kaardiliit esitlevad Auto24 talendid rajale FK Keskuses. Tuled põlevad, kustuvad, start. Ja siin number 2 kaardil Artur Kaal sai päris hea stardi tegelikult, nii et see paar tühjalt mootori kiirendust nähtavasti oli abiks. Esimesed 2 lähevad tihedalt koos seal, kes nüüd ees, kes taga. Seal käib juba madin, käib juba kohtade vahetus ja no üks võistleja on nüüd natukene teistele eest ära saanud ja siis 3 tükki lähevad peaaegu kõrvuti kurvis nagu MotoGP-s, seal juba Moto3 klassis, kus 10 meest korraga kurvi kallavad, siin lihtsalt rajal nii palju ruumi ei ole, et hobikaardid 10 kõrvuti mahuks, 3 paiguti küll ja vaatame, kas nad nüüd ühes tükis kõik ka esimeselt ringilt tulevad, igatahes üks võistleja on praegu pikalt teistest maha jäänud ja esimesena tuleb nüüd kes? Tuleb number 3 Oja, tema järel number 11 Tintse ja siis number 1 Padar. Nii et Sepp on nüüd pudenenud kuhugi ja kõige viimane on siin number 4 siis Sinkevich, Dominik Sinkevich kahjuks, kes B-finaali võitis, on pudenenud 9. kohale. A-finaalis oli ka poodiumil juba esimesel etapil 2 nädalat tagasi, nii et üks kiire poiss on sunnitud nüüd jõudsalt kaotatud maad tasa tegema ja aega ja 10 minutit siis on ka A-finaali pikkus. Karel Oskar Oja juhtimisel siis esimene ring lõpetati ja nüüd on esimesed 2 tihedalt koos. Number 3 on ees Oja ja tema taga kohe Tintse, number 11 ja praktiliselt kõrvuti tulevad nüüd järjekordselt ringilt ja Tintse on esimene. No nii, Oja number 3 on napilt esimene ajavõtujoonel, teine number 11 Tintse, siis number 1 Padar, siis 4. kohal number 9 Sepp, edasi 5. number 2 Kaal, 6. number 6 Siimson, 7. number 15 Peldes, 8. number 4 Karu ja 8. number 7 Karu ja 9. number 4 Sinkevich ja Sinkevich oli Karule nüüd kaotamas 1,6 sekundiga, kui eelmisel ringil oli ta 1,2 sekundit Karust kinni. Õige pea siis Sinkevich püüab Karu kinni ja vaatame, kes siin ees tuleb. Ees tuleb number 11, Tintse on esimene, siis 3 ja 1. Nii et Tintse, Oja, Padar, Sepp, Kaal, Siimson, Peldes, Karu ja Sinkevich. Karu ja Sinkevichi vahe oli pool sekundit ajavõtujoonel, aga nüüd on see ilmselgelt vähenenud. Nüüd on ta jälle 1, no selgelt on lähedale võtnud oma parimat ringi, ta seekord ei sõitnud. Ja esikolmik on ülitihedalt koos, mitte üks esikolmik, vaid esimesed 4 mahuvad 1 sekundi sisse ja nende taga poole sekundi kaugusel oli siis number 2 Kaal. Ja siin tulevad nüüd esimesed 5 tihedalt koos ja number 2 Kaal siin lõikab number 9 kõrvale, Sepale kõrvale, aga kaotab praegu poob ennast kinni kurvis ja kukub 5. Nii et Kaal püüdis positsiooni parandada, õigemini ta ei kukkunud küll, vaid jäi 5. uuesti, aga siin tagasi pöördes proovis sisse lõigata kurvi, aga see võttis tal hoopiski kiiruse maha ja positsiooni parandust ei tulnud. Aga Tintse number 11 juhib, Oja on teine number 3. 3. siis number 1 Padar, 4. number 9 Sepp, edasi 5. on number 2 Kaal, siis number 6 Siimson, 15 Peldes on 7. 8. number 4 Sinkevich ja 9. number 7 Karu. 11 ja 3 tulevad peaaegu, no tundus hetkeks, et juba kõrvuti tulevad, aga ei tulnud siiski. Nii et siin tagasi pöördest sai siiski paremini välja Tintse, number 11, tema selle taga on Oja, number 3 ja siis Padar, number 1.
ja Sinkevitš on nüüd selge vahe sisse sõitnud Karuga, aga Peldesest lahutab teda 5,5 sekundit, nii et pikk maa on Sinkevitšil minna. Kiire poisiga tegemist, parimal ringil näidanud aega 44,66, kui kiiremat ringi on näidanud number 2 Kaal, 43,96 praegu selles A-finaalis, kui 5 minutit 20 sekundit on kohe sõidetud ja number 3 on tõusnud vähemalt hetkeks liidriks, nüüd uuesti 11, Tintse võtab koha tagasi, aga ei, tulevad kõrvuti ajavõtujoonele, järgmine kurv on vasakule, seal on Tintsel eelis ja Tintse jääb nähtavasti ette, täpselt niimoodi on, Tintse, Oja, Padar, see kolmik on ees ja Tintse ning Oja olid 0,03 sekundi jagu üksteisest lahutatud seal ajavõtujoonel, kui lõppes 7. ring. Ja äsja lõppenud ringil sõitis oma parima ringi aja Peldes, sõitis ka Sinkevitš ja jätkuvalt on parim ringi aeg number 2 Kaal, 43,96 on siis tema parim ringi aeg, Artur Kaalu poolt näidatud ja 11 tuleb jällegi Tintse, siis 3, siis 1. Tihedalt on nad siin koos omavahel puseldes, võib-olla lasevad lähemale ka Sepa ja Kaalu nüüd. Kaal seirab tihedalt Sepa selja taga, oleks vaja mööda saada, sest Kaal on seni näidanud konkurentsitult parimat ringi aega siin A-finaalis ja ilmselt ka päeva parinemat, mul on selline tunne. Aga Sinkevitš nüüd kas läheneb Siimsonile, ilmselt läheneb, kuigi Siimsongi pole aeglane, nende vahe on praegu 4,5 sekundit. 7 minutit 40 sekundit on sõidetud, nii et viimased 2 minutit on nüüd õige pea tiksumas ja tuleb Tintse, tuleb esimese number 11, tema taga siis nüüd number 3 Oja, kurvis paistis niimoodi, et Oja jällegi natukene poos kinni ja väike vahe on Padariga tekkinud, aga nüüd jääb Oja Tintsest maha selliste võrdsete vahedega, esikolmik läheb, siis on tükk tühja maad ja tulevad Kaal, Sepp, Siimson, Peldes, Sinkevitš, Karu, nii et Siimson on Peldesest mööda saanud. Number 6 on 6. Esimesed 2 jätkuvalt tihedalt koos. Number 11 on ees ja kas läheb nüüd Tintse katma, läks, katab kinni trajektoori ja mida teeb Oja? No ei saa mitte kuidagi mööda, venitab kaardi nii laiaks, kui saab Tintse ja ei anna võimalust Ojal mööda sõita ja nende taga on nüüd omakorda Padar ja siin jääb peaaegu seisma number 15 Peldes ja kas pudeneb nüüd eelviimaseks, igatahes nüüd on ta koos Sinkevitšiga siin. Et Peldes jäi siiski Sinkevitši ette ja Sinkevitš otsib nüüd võimalust, et parandada positsiooni ja tõusta 7. Ja esimesed 2 paistab, et hakkavad 3. eest ära liikuma, Tintse ja Oja. Padariga on juba, no võiks öelda, võidusõidu mõistes suhteliselt selge vahe sisse tulnud. Tintse jätkuvalt ees, siis tuleb Padar, Tintse võtab katva trajektoori siin tagasipöördes, Padar saab kõrvale, kiirenduse peal nüüd on nad suhteliselt võrdsed, järgmine kurv on vasakule ja seal peaks Padaril küll eedis olema ja Padar no saab ette, tõuseb liidriks, nüüd on Tintse jällegi väliskurvis või vabandust, Oja on ees, Padar on 3. Nii et väga ilmselt tahtsin, et Padar oleks seal kuskil, aga paistab, et Oja number 3 suudab oma liidripositsiooni praegu hoida, kui viimane minut on käimas ja kas kohtunik seal finišilipuga ka juba valmis või igatahes 9 minutit saab peagi täis. Nii et kui see ring lõpeb, siis minnakse viimasele ringile kõigi eelduste kohaselt, nii et 1 ring on veel jäänud sõita, 5 sekundit veel ja on 9 minutit täis tikkunud, tuleb ees nüüd omakorda number 3 Oja katab ja Tintse püüab saada talle kõrvale ja on kohe sabas ka Padar. Nii et kolmik on jälle uuesti koos, kui viimane ring on alanud ja nüüd minnakse praktiliselt kõrvuti sinna teise kurvi pärast stardifinišijoont või ajavõtujoont, kuidas keegi soovib. Paistab, et Oja on jätkuvalt ees, Tintse otsib seal tagasi pöördes möödasõidu võimalust, aga seda ta ei leia esialgu. Nii et Tintse teine, Oja vist on isegi saanud veidi õhuvahet sisse Tintsega võrreldes ja kui vahepeal Padar sai lähemale, siis nüüd ta hakkab jälle maha pudenema uuesti. Viimane ring on käimas veel 4 kurvi, siis on sõit läbi ja nüüd siis tuleb number 3, Oja on ees, katab. Tintse tema järel, kiirenduse peal, püüab kõrvale saada, saab kõrvale ja ajavõtujoone peal nüüd, kes on ees, kes võidab ja võitja on Oja.
Tintse kaotab 0,04 sekundiga. 3. Padar, 4. Kaal, 5. Sepp, 6. Siimson, 7. Sinkevitš, 8. Peldes ja 9. Karu. Toetavad Auto24, Neste, Citroen, Laitse Rallipark ja HRX. Meediapartnerid Autoleht, Top Gear ja Tehnikamaailm. Kaasa teevad Maanteeamet, Politsei ja Lastekaitseliit. Auto24 talendid rajale. Siit saab alguse sinu autospordikarjäär.